Mina ja Katarin tutvusime Eesti Kunstiakadeemias läbi õpingute ja Katarin tegi parasjagu oma näitust, kuhu ta kutsus, või tegelikult ma kutsusin ise ennast tegema siis avaperformance'it. Ja siis me kuidagi nagu vaikselt rääkisime ja jutustasime teemadel, mis meid huvitavad ja tuli välja, et meil on mingisugune sarnane nägemus visuaalsusest ja teemad ka kattuvad ja siis otsustasime, et peaks midagi koos tegema. Ja siis üks päev saimegi kokku ja mõtlesime, et okei, et hakkasime lihtsalt rääkima, et mis võiks olla see, mis me siis teeme ja siis kuidagi hakkasime rääkima niisugusest tunnustamisest ja auhindade saamisest ja mis tunnet see tekitab, kui sa saad ja mis tunnet see tekitab, kui sa ei saa ja kõike sellisest ja siis siin me oleme. Meie näitus räägib auhindade saamisest, auhindade mittesaamisest, tunnustuse saamisest, tunnustuse mittesaamisest, selle jagamisest ja kõigest nendest nüanssidest, mis sinna juurde kuuluvad. See on ka tunnustus laiemalt, et see ei ole ainult nagu konkreetselt, et sa saad seda auhinna, sa oled milleski parim, et see on ka tunnustus emana näiteks või natuke mitmekesisemalt siin ruumis. Jah, me üritasime nagu, siin on kindlasti hästi palju nagu kunstivaldkonna ja kultuurivaldkonna siseseid asju, aga me üritasime ikkagi seda ka nagu laiendada ja laiemalt vaadata ja rohkemate inimestega ka valdkonna väliselt rääkida, intervjueerida ja suhelda. Et see ei jääks ainult ühe kitsa ringkonna asjaks. Meil Keitiga oli nagu natuke erinev see lähtepunkt, kus me sellest seda tunnustuse temaatikat hakkasime käsitlema, aga selles mõttes, et minu enda seukene see võib-olla siis küsimus, millega ma ise nagu üldse tõukusin, oli see, et mul oli üks preemia, mida ma väga tahtsin väga mitmeid aastaid saada ja aastate vältel mu sõbrad ja kolleegid pidevalt nagu said seda preemiat ja siis mina, kui mina ei saanud, siis ma lõpuks sidusin iseenda enesehinnangu siis selle preemia mittesaamisega ja siis aastad läksid edasi, ikka ei saa ja et siis et mingis mõttes minul tekkis sealt mingi küsimus, et okei, et kuidas siis nagu, mis see tähendab või miks see nii on või et kuidas siit nüüd edasi minna. Et see oli kindlasti üks suur alguspunkt sellele. Aga Keitil olid omad siis need sellised alged, lähted. Ja ma tunnen, et minu jaoks on kuidagi nagu hästi kahetine see tunnustuse teema, et ühelt poolt muidugi mulle meeldib tunnustus, mulle meeldib mingis hetkes tähelepanu, teiselt poolt mulle üldse ei meeldi tähelepanu ja ma ise pean ennast introvertiks, kuigi ma nagu, mu töö on olla laval tihtipeale. Ja ma väga naudin seda, aga jah, ma ka kuidagi tundsin, et mingil hetkel see nagu, just see auhindade saamine, ütleme, kuidagi nagu hakkas rõhuma, et ma pigem ütlen, et ma pigem nagu suhteliselt noorelt või nagu suhteliselt varakult hakkasin neid saama, mitte nüüd mingisuguseid, ma ei tea, mis suuri auhindasid, aga siiski, et midagi oli, mind tõsteti esile kuskil. Ja siis ma tundsin üks hetk, et see kuidagi nagu tekitab mingit pinget minus, mul tekitab pinget see kõne, mis ma seal pidama pean, kui ma selle auhinna saan, see, kas ma saan selle kutse või ma ei saa seda kutset, kuidagi see, et ma tulen etenduskunsti teatri taustalt, et seal on nagu üks selline suurem sündmus aastas ja siis sa nagu ootad seda, et kui sul sellel aastal oli siis mingi lavastus, et kas siis see kutse tuleb sinna postkasti või ei tule või selline nagu jah, et ma ei tea, kas ma ise olen selle nii suureks teinud või see ongi nii suureks nagu tehtud, et jah, mingi teema oli sellega, mis nagu tuli selgeks lahendada ja läbi raputada. Ma tunnen, et seda näitust tehes nagu üleüldse loominguga, et kui mingid teemad nagu uurid ja puurid selle kohta, et siis see nagu lahustub, et kindlasti, et mul ei ole nagu enam nii suurt mingit teemat sellega ja mingid nii paljud nagu eri aspektid ilmutasid ennast selle näituse tegemise käigus, et see ei ole lihtsalt see, et kas ma saan selle auhinna või ma ei saa seda auhinda, et see on see komisjon, eks ju, on need nagu kirjutamisprotsessid, kas see, et sa saad, tähendab,
et sa nagu väärisid seda või tähendab see seda, et sa oskad lihtsalt hästi kirjutada või nagu meil üks intervjueeritav välja tõi. Et jah, et seal on nagu nii palju aspekte, et ta kindlasti nagu tõi rohkem nii-öelda seda esile minu mõtlemises ja kuidagi erinevaid aspekte avas ja seeläbi lahustas minu jaoks. Ja mul on samad tunded ja selles mõttes oli hästi tore näha ka, et siin, kus me tegelikult tegime päris palju videointervjuus erinevate inimestega sellel teemal, siis ikkagi sealt kerkis välja see, et mingis mõttes see baas ja need alustalad on nagu suhteliselt sarnased, aga see, mis sealt edasi hargneb, on muidugi erinev. Aga see oli mingis mõttes nagu hästi ilus. Hästi ilus oli seda näha.